Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes käskkirja ootel olevaid huvikooli taotluseid. Võtame näiteks huvikooli vastuvõtutaotlused. Kui õppur või tema esindaja on teinud huvikooli vastuvõtutaotluse, huvikool on taotluse põhjal teinud kohapakkumise ja õppur või tema esindaja on selle pakkumisega vastu võtnud, siis on huvikooli sisseastumise taotluse staatuseks käskkirja ootel. Üks viis, kuidas näha kõiki käskkirja ootel olevaid huvikooli vastuvõtmise taotluseid on, minnes avalehelt taotlused nupule ning filtrivälja staatus alt klõpsates käskkirja ootel valikule. Teine võimalus käskkirja ootel olevate sissearvamise taotluste nägemiseks on avalehelt lihtsalt alla kerides. Siin ongi kõik jooksva õppeaasta taotlused. Eraldi vastuvõtmise taotluste kuvamiseks tuleb vajutada huvikooli vastuvõtmine lõpus olevale silmaikoonile. Silmale vajutades avaneb samamoodi huvikooli taotluste vaade, kus aga on vaikimisi filtrites käskkirja ootel staatus ja ka jooksev õppeaasta juba valitud. Kõik huvikooli esindajad saavad vaadata käskkirjade eelvaateid ootel olevatest õppurite kohta tehtud huvikooli sissearvamise taotlustest. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena ning vaatame, kuidas saame PDF-failina luua käskkirja eelvaate nii ühest õppurist kui ka mitmest õppurist korraga. Loome esialgu käskkirja eelvaate Mareki huvikooli vastuvõtmise taotlusest. Selleks liigume avalehelt käskkirja ootel taotlused kastikese juurde ning vajutame huvikooli vastuvõtmine rea lõpus olevale silmaikoonile. Õppuri rea lõpus olevale 3 punktile vajutades saamegi eelvaade nupuga luua käskkirja eelvaate. Uues aknas avaneb PDF-fail õppuri kohta, mis on genereeritud huvikooli enda määratud huvikooli sissearvamise malli järgi. Huvikooli käskkirjade mallide loomist käsitleme eraldi videos. Et luua eelvaade mitme õppuri taotlusest korraga, teeme taotluse vaates esialgu kindlaks, missuguseid taotluseid me parasjagu kuvame. Märgime ära need taotlused, milles soovime masskäskkirja luua ning vajutame siis masskäskkirja eelvaade nupule. Et allkirjastada õppuri huvikooli sissearvamise taotlus, tuleb laursüsteemi sisse logida allkirjaõigusliku isikuna. Meie näite puhul on Elle allkirjaõiguslik isik. Liigume esialgu vastavate taotluste juurde. Ühe õppuri taotluse allkirjastamiseks vajutame nimekirjas tema nime peale. Meie näites Marek. Alla kerides näeme 4 toimingut, mida saame taotlusega teha. Taotlust on võimalik tagasi lükata, saata tagasi menetlemisele, taotlusest on võimalik luua eelvaade ning taotlus on võimalik ka allkirjaõiguslikul isikul allkirjastada. Vajutame allkirjasta käskkiri nupule. Nüüd avaneb käskkirja allkirjastamise vaade. Sinises pop-up kastis näeme, et hetkel allkirjastame vaid ühte taotlust. Võimalik on juurde lisada ka märkus. See ei lähe käskkirja peale ning on nähtav vaid süsteemis loodud käskkirjade tabelis. Allkirjaõiguslik isik saab käskkirja allkirjastada läbi ID-kaardi, mobiil-ID ja ka Smart-ID. Huvikooli allkirjaõiguslikul isikul on võimalus arvata õppureid taotluse alusel ka ühe käskkirjaga sisse. Selleks teeme taotluse vaates kindlaks, et filtrite väljalt on taotluste staatuseks määratud käskkirja ootel ning märgime linnukesed nendele taotlustele, mis me soovime masskäskkirjana allkirjastada. Seekord allkirjastamise vaates on sinises kastis näha, et allkirjastame mitut käskkirja ning seekord samamoodi lisatud märkus käskkirja peale ei lähe. Märkus on nähtav vaid süsteemis loodud käskkirjade tabelis. Lahkumise taotluste puhul toimub käskkirjade allkirjastamine peaaegu identselt. Lahkumise taotlused asuvad aga veidikene teistsuguses kohas. Vajutame avalehelt taas taotlused nupule ning avanevast rippmenüüst vajutame huvikoolist lahkumine. Ja kõik ülejäänud andmete muudatuste kohta tehtud taotlused asuvad rippmenüüs andmete muudatused juures.